nii, esimene auk, Peipsi järv, avapäev. All näitab mingit triipe ka. Ja hakkame püüdma. Täna on see lugu, et mõned Ventolursi uued landid, mis näevad siuksed lahedad välja. Natukene meenutavad sellist iseloomult ja just sellised meenutavad natuke neisi. Vaatame, mis sügavus on 6,2. Ma panen suurema landi. Vaatame, siis tegelikult Lämmijärve peal oleks selline. Neidel ikka kaal on natuke, mängu on, aga ta lihtsalt jälle kiiruppumisega võib-olla. Vähemalt mulle ka mulje hetkel. Aga see ei loe. Ja selgub, kui kiire või aeglane ta tegelikult on. Hästi, hakkame siis täna Peipsi järv, avapäev. Vaatame, mis toimub. Lant läheb alla küll. Kus ta mul? Mingid kollaseid kriipe all näitas. Ma kohe proovin, mis landi peale arvab. Jaa, kala näitab. Kala näitab isegi päris hästi. Ikka alla poole minema. Võtsu landimängu peale pidamas kala ei jääd. Pärast on mingid särjad või asjad. Kala toob küll igalt poolt praegu kohale. Vaatame, kas üles poole ka tuleb mõni. Peipsi järve häda pidi see olema, et väikest kala on palju. Lämmijärvel oli toret ilusad kala jagus. Äkki on kala väike. Ma panen korra väiksema landi. Selle saab nüüd karpi panna. Äkki jah, see häda on, et kui kalal väga mõõtu ei ole, siis korra proovida. Ma täitsa vahepalaks proovin täitsa et põigid on teise riba külge. Kus mul on teine kutt? Selja taga. Ehk siis väike landi vahetus ja siis veel landi vahetus ja vaatame, mis saab. Jube kala all, mitte midagi ei võta. Panin sellise Vento landikese otsa, ketiga väike. Ja no selle peale nendes kala kohe alt üles külge. Pole mingit mängu vaja, et punane usike muidugi ka lisaks. Kui kala võtma hakkab, siis tuleb palja käsi püüda. Aga noh, siuke ka piiripealne kala, et näksa üle 100 grammi on. Eelmine kala oli 215 grammi, kaalusin aga ajaviiteks. Aga nüüd vaatame, et kui ta nüüd niimoodi võtma hakkab, siis ma olen täna päeva landi leidnud, et no näe. Kohe on mass kohal ja
ja tuleb. Aga see on nii pisik, et juhhaidi. Pidin täna võtma supikala ka paar kilo kaasa. Või noh, siukest puljongikala, et ma täna võtan esimesed 20 tükki. Sellist väikest teha. Ja seda lanti niimoodi võtavad. See on äge, kui ma leidsin mingi landi, mis toimib. Sest ma ei tea, kui palju ma lanti katsetasin, aga Vänto see pisikene ketiga, see toimib hullult hästi. No kala on nagu maim, aga no nüüd on küll, parv on ikka aga võib-olla ongi siuke pisike kala domineerimas. Aga noh, sellest on nagu neid suuremaid sikuskaid asju ei võtagi, et pisike. Võtan siit 20 tükki ära. Rohkem ei võta. See on juba päris lõbus, aga kui ma tuleks ikkagi nagu siukest kala, mida tahaks süüa, seda püüdma, siis see on keeruline, aga söögiks ta läheb, aga natukene siuke puljongi kujul, et lõpus välja, sisu välja ja potti ja nii et tihe kallektis. Sul on natuke suuremaid ka, et või on suuremaid ka, aga need võiks nüüd võtta ka, mitte need pisikesed pudinad. Aga no ikka see lant meeldib kaladele ikka päris hästi. Siin teistega lantidega vaatad, kuidas kala vaatab ühtepidi, teistpidi, no ei võta ära. Siin vähemalt võtud ja kalad ja noh, see pilt on ikka tihe kalamass. Aga no mis kala see on? Puhas puljongi kala. Ja tiiki laskusest ka, aga täna on siuke ilm, et no nii, vaatame poolest veest. Ei, kas siis läks? Ei. Võtt oli küll siuke, et esimene vajutan ja ütlesin, et meil on kalamoodi kala, aga ei ole. Peab hakkama arvet pidama, et mis ja kus, et lõpuks ongi see kalamass on suur, aga Peipsi häda. Lämmijärve peal ei näidki siukest kala. Kõige väiksem kala oli mingisugune ei, see oli ka nagu raskust, aga jah, 140 grammi oli kõige väiksem kala. Kala on otsas. Aga lanti ikka kiidan. Nagu nii nadi võtu pealt. Selliselt kala võtma saada.
6-7 erinevat tüüpi lanti ära proovitud, põigid ja püstisikud ja siis lihtsalt läks andmiseks. Aga no vähemalt kala suurus on enam-vähem ära fikseeritud, mis siin tegelikult on, et miks ta võib-olla mingit suurema kala lante ei puutunud, aga no ei, ta suurkala võiks seda lanti ka võtta. Laseme alla, vaatame äkki kuskil allkihis istub. Kaks, 4, 6, 8. Nii, arvestades seda, et kala on väike, siis mul tekkis mõte, et vaadata, mida teeb kala suurema vänto landi peale, et siin ei ole ketti vahel. Uisikest ei pane vahel, teeme lihtsalt täiesti puhas sikupüüki, vaatame, mis toimub. Sest väiksema peale sai... on teine ritt. Väiksema peale läks enne kala väga hästi käima. Ja siis hakkas võtma kõike muud ka. Pudikala mass on nii suur lihtsalt, et nii suurem siku tuleb, nii väike kala enam ei võta ja mis mõnes mõttes on hea, et äkki tuleb suurem kala, võtab seda, aga kohe selgub. Nojah, see lõuga pidi. Kala läks ees alla, et tea, kas mõjutab võttu ka või mitte. Ai saa, see oli siis supikala, mitte. Aga need väntolandid on ikka, on head, pole midagi öelda, et on kalakene täitsa reageerib, pole isegi vaja mingit muud asja juurde, aga võib-olla hakkaski võtuaeg lihtsalt pihta. Aga noh, see oli ikka suur vahe, kas ma panin selle väiksema ketiga variandi otsa, see oli kala käima ja siis võttis pärast seda kõike muud ka juba. Päris jube. See ongi see asi, et selline püük versus lämmi peal palju kehvem võtt või siin hea võtt, aga pisikest pudi palju.
nii, katsetame, mul on neid vantalante 4, et see tahab juba normaalses suuruses kala saada. Väikest tuleb ka, aga no siin on väikest selgelt liiga palju. Siis läheme, vaatame väiksema kalalanti. Ja siis tegelikult lähen ma otsima suurt kala, nii et ma siin vahepeal panen kaamera kinni ära, see pudipüük äiele tüütud, või noh, ta on tüütu. Ja seda on võib-olla tüütum vaadata, aga näis. Suurema kala leian siis ja tulen jälle pilti. Mul ei olnud küll kaamerat enne sees, aga sain kalakest ka. Uut Vänto. Kui seda suurt siukest lanti, mida ma enne ei katsetanud. Siin on mingi täitsa uus auk. Vesi oli peal, voolab alla täiega. Kala on all julma moodi. Ja võtab ka. Enamus on ikkagi jälle selline supikala, aga ühe ikka viskas korraliku kala ka. Vähemalt on lõbus, et selle koha peal tuleb ketti, peaks äkki põhja pealt ikkagi proovima, et üles tuleb pudi, äkki see suur kala istub all, aga no vaatame poolest veest esialgu kaisvana. Pogivad küll, aga tõmmataks veel allapoole minema landi ja just. Siin on ikka ilusamad ahenad ka ja need Vänto landid tunduvad päris tegusad olevat. Siin on igast lantidega sai proovitud, no ei saa võtma. Aga noh, kui sa üldse võtta ei tahtnud, ega siis oligi see väikse Väntoga sain tööle. Raunes maha. Aga nüüd tundub, et hetkel on nagu seis päris siuke kena, et julm kalakiht on all. Ei, tõmbasin suust välja. Väiksema landi äkki panema, aga samas sellega tuleb suurt. Või noh, ossa vanamas vajutas. No on normaalne kala, ei ole häda midagi, ei siis vaheta midagi lanti. See on juba täitsa kena. Samast jää alla tuleb selline päts ka, et ohohoo. No nii, lendavad.
ai, ma ei saa teistele ka helistada praegu. Ilus kala. Kus ma veel teise rahvad siia saan? Okei, võtame mingisugune mõned kalad veel ja siis teeme väikse kõne. Kõige hullem ongi see, et ei saa keti ajal ei saa mitte püüda. Aga siin piirkonnas on kala ikka, et kui ta võtavad kohe läbi ei saa, siis saab siit nii mõndagi veel. Proovin kala osas mõnda muud lanti ka. Vahetan landi ära ja vaata, mis saab. Kõik ei toimi üldse, vähemalt suur käsitöökaveri võiks ju toimida niimoodi, et saaks kalu, aga no ei toimi. Selge. Püüaks vahelduseks mingisuguse jakiga. Nii. Ei seisa, istun. Ma näen, et sa kõnnid siia poole. Istuv tüüp, mitte seisev tüüp. Istuv. See kanda pool. Ja, just. Davai. Panin pisikese jaki otsa. Kala tuleb üles. Ei võta. Põigiga sama lugu.
täitsa lõpp, see Vänto randiga tuli ilgelt ilusat kala. Ja ma ei saa aru, miks ma jakiga praegu püüan. No, sellega võttis ka, aga tuleb risti. Ma panen suurema jaki, paneks mingi banaani näiteks. Vaatame. Jah, tegelikult peaks ühega püüame. Banaanjakk tegelikult ärritas seal enne ka aukudes selle kala ülesse päris hästi, nii et aga ta togis ainult. Joh, ei tii. Meeletu kala on all ja tuleb küll, aga huvitav, kas see ongi siuke pudikala. Täna on kapriisne võtmisega. Vänto randile panema silma otsa. Ja püüdma sellega, sest sellega kala tuli. Siia ma jääb õige paremini. Või ikkagi naturaalsega, sest naturaalsega võttis ka. See kliburaisk. Kus on minu see Väntolandike? Ei ole siin, aga ma proovin üldse paneme üldse Märtsini laidi külge. Oota, mis sellega saab. Ja siis filmab. Olin Märtsini landi otsa. Lain kalaga kohe. Julm kala on all, tõmbake samma kuskil augud sisse ja enamus on muidugi pudi nagu ikka, aga võtab. Aga saab tagasi loopida. Ma panin praegu Märtsini hõbe kuldse. Jaksiga või?
ei, enne püüdsin Vänto omaga ja nüüd panin Märtsini Jõve Kuldse, aga vahepeal proovisin igast jakkide, põikidega ja asjadega ja ei saa noh. Jakiga ma sain ka muidugi, no midagi ma sain, aga praegu ma proovisin erinevaid jakke ja no Dogis ja Pisike ja no ikka tuleb tulla, loomulikult tuleb. ega ma muidu ei helistanud. Aga oota, ikka see jakka ei sul midagi. ei, mul on Märtsini oma, aga mul on Ventolantidega sain asja käima. Ja siis nüüd vahepeal proovisin mingit põike, millega ei saanud nagu mitte midagi. Isegi võttu ei saanud, proovisin paari erinevat põiki. Siis proovisin jakki, sain ühe pisikese. Siis panin suure kollase, sellega sai kuidagi enne sain kala nagu aktiivseks, aga ma ei saanud kätte väga palju. Ja siis no nüüd ma sain paar väikest sain selle kollase jaki peale. Ja siis ma vaatasin, okei, panin Märtsini landi otsa, et mina ei usu, et ma täna kala saan. Siit peab saama. Siin ei ole võimalik, et ei saa. Jaa. Jäid kinni või? Ma ei vist üle küll kinni, jah. Saab on jumala null. Muidugi ma lõugan natuke liiga palju, et rahvas hakkab siia koguda. No see on normaalne kala. See on normaalne kala. Mingit silma ega midagi ei ole või? On. Aga praegu hetkel ma ei pannud, aga enne oli silm ja tundus, et toimis. Suurem on sul mingi 400 või? Ma ei ole kaalunud, aga kindlasti. Peaks silma nüüd panema vahelduseks. Ma ei tea, aga mul on tunne, et äkki peab. Ei saagi. Siis tuleb ka siuke klibu kala. No vaat see oligi see jama, et algus oli kohe, oli ilus kala, see pani puh ja puh tuli niimoodi. Nüüd nii kui maha rahunes, kribukala. On. Ma nüüd sätin ennast ka jälle selle punase ussikese lainele. Või äkki peaks silma panema. See on jah, ma algul vaatasin, et siin hakkaski tulema neid ilusaid. Ja siis oli mingi hetk oli kala juba väike. See mis jama on, et... Neid väikseid täna fileerima. Ei, see on vana küll. Ma ei tea, mis otsas on. Jah. Jah, mine. Mul ikka eelmine aasta oli paar korda nii, et oma arust väsitasin sukest kilost ahvenat ja siis on 300 grammi seljast kinni raisk. Ahah.
ai sa pekki kell. ma meelitasin su kalad ära vist. ei, võtab. Mul on lihtsalt 2 tükki nüüd otsast läinud vahepeal jutti. Kala on all paksult. Ah? Ei, praegu on ilma. Mul Stinger ketiga toimib väga hästi. Ahah. Teoreetiliselt võiks ju silm ka toimida. Jaa, ma praegu panin. Täitsa toimib. Tahaks need suured kalad jälle võtma saada kuidagi. No eks mõni peab kuradi sisse viskama. Näiteks nagu nüüd, Oskar Rois. Oho, näed. Jah, nüüd näete kala. Näete. Võtuga juba aru, et see on kuskilt perse alt kinni. Kuradi kavi raisk. Tuleb niimoodi nagu tellis kivi raisk. Ahah. Suurkala tõmbas jehat. Jaa, siin on kuradi see. Aga siin on see Väike on ikka kuradi. Domineerib, aga no peab olema nagu kuulge, come on. Kala on ilus, jah. Siin tuleb natuke tõenäoliselt ringi vaadata. Mitte kaugele. Vahepeal peab ikka viskama mõne suurema karri. Ahah. Peab. Või noh, ei pea, aga Peab. peab. Nutab ja peab. Teeme nii. Ai, see on vana. Noh, tuli kala küll. Midagi suurt ei ole, aga vahepeal natuke suurem kui need väiksed. Vana hea Peipsi raisk. Jaa. Aga noh, lämmi peal tuli siuks 200-seid, 300-seid niimoodi vahepeal, alguses. See oli tore. Ma ei saa sellest kuradi oma sellest praktikust aru. Võtab küll, aga ta nagu ei näita kala all. Ei pruugi mingisuguses, äkki istub kala, sul ongi nii põhjas, aga samas ma ei tea. Siin on vähemalt hea see, et siin saab kalad pärast tagasi lasta, mis praegu jää peale jätta ja pärast vette visata, jäävad nad siin kenasti ellu ja pole häda midagi. Tahaks loota, jah? Kuidas ma ei saa täna silma kätte normaalselt? Kala, jah? Ja, no ma ütlen, kui võtma sai, siis oli jää alt keskveest, kust iganes. Siuke sammas tuli kaasa. Aga suuremad, tegelikult ei saa öelda, et tulid põhjast. Ma sain ühe, sain ka täitsa jää alt, et Päris ilus siuke meetri pealt
Jaa. Soome kummik -40 kraadi, käis varkpad külmetavad, mul see teine on Kanada omad on. Aga no tolle Kanada omal on nüüd kalossi osa, ülejäänud on pehme. Too on ikka väga hea. Aga sellele ma ütlesin, et voodega on jumala õhukene on see. Ja ei ole nagu väga soe. Ja mul on varpa liigutamise ruumi, sokid on nii nagu peab. Ja nagu sommid võiks teada külmast nii mõndagi, aga mul sisetunne juba ütles, et see on nagu natukene nii õhuke, et sealt ei anna nagu väga sooja küll välja pigistada ja no siuke jah, põhjas on kuidagi on jah. Tuleb nagu keskelt ka, aga ikkagi nagu põhjas paremini. Jah. Julmalt. No ütleme ausalt, et nüüd on juba nagu mõte sellele, et Peipsi peale sai tuldud, et no mul juba vahepeal see oli siuke tunne, et on türa küll raisk. ja oleks nüüd lämmi peale nullitama minna, et jaa. Tal on ikka siuke nii mõnus õrk filee ja ei ole mingit luid ega midagi. Jah. Et ikka siuks 2,5 seal juba tunned selle peataguse selle. Viktor ütles, et ta saab 120 kuni 150 grammise kala eest saab 30% rohkem kui suuremate. On jah. Näiteks, et sakslased ostavad Saksa restoranid, tipprestoranid ja tahavad siukest 150 kuni kala. Ja 200 nad ei tahagi. Aha, nii ta ongi. Ja noh, tegelikult täitsa arusaadav isegi. Ega see 300 pluss kala, vaat fileerid ja ega ta on siuke suur nätakas juba. Pagas suitsutamise kala ikkagi juba. Mul on osa lämmikaladest on veel sai läbi külmutatud õuest, olid külmad ilmad. Nüüd on üles sulanud, et läheb ikkagi suitsuahi läheb tööle homme. Seal on ka sellist pagat kala on ikkagi sees ja nüüd nüüd tuleb ka ega need suuremad lähevad kõik suitsuahju. See on alati see tunne, vahepeal vaatad, et no toimib, ikkagi prooviks midagi veel, et äkki tuleb suuremat ja
et no ega ta läheb natukene valivamaks ka ja mulle see suur lant selles mõttes ikkagi meeldib, et väikest kala vähem, võttusid ka kohe vähem muidugi. Aga kala üle ei kurta. Pudi saab kohe tagasi jälle visata. silmaga teist kuradi sikut ei taha. Kui ta nüüd uuesti võtab seda, siis on küll asi reist. Kuidagi pikas ketis vist. See oligi see pisikesel Ventol oli ka ju pikk kett ja panin sinna selle ussikese otsa ja tegelikult Mul ka seda ussikest võtab väga hästi reist. ma ei ole Siim praegu seda alla lasknud, aga mul on tunne, et äkki peaks. Ma enne proovin selle kollase jaki jälle ära, et see siis kui mingite kohtade peal oli ka, kala oli olemas, aga enam midagi. Et siis kollase jaki peal sai ikkagi noh. Ussikesega stingerilla seda kohe varsti vaatan seda asja. Aga kalakene on väga ribuks läinud. Isegi suurt jakki võtab juba ribu. No ma panin kollase jaki, see enne ärritas kala väga ilusasti ülesse. Aga... Ei, see on nüüd juba 6 vähemalt. Aha.
aga pigem on hetkel võttusid vähem ja väike tuleb ikka. Ma ikka loodan, et siin all mõni suur kala ka, kes tahab nüüd ära lüüa, et lootma peab. Aga jakil on ka silm või midagi või? jah. Aga no nüüd on üsna lötsa, aga ma peaks ikka selle vist ussikesega väikse vänta välja otsima, et julm kalamass, julm. On all jah? Jaa. Tõin mingisuguse meetri ülespoole ja kogu see kiht on paksult kala täis. Aga noh, selle kalamassi kohta peaksin olema ainult alla üles, aga ei ole. Kaalume siis selle suurema ahvena ära. No 430 grammi näitab. Mul vist on ka siuke 400. Rohkem ikka ei ole. Oih. 300. Ja siis on jah mingisugused ja 240 ja tulen vaatan kolli üle. See on Sul oli suurem vist. nõksa jah, aga see on kõik ilus kala. Võiks olla. Võiks olla. Ta siuke näeb välja küll, et Kuradi mõniselt tuli reis. 405. Et ongi 400. Teine on 300. No, umbes jah. Pane see teine ka korraks kaalule. 2 kala 700 grammi pole paha. 275. Siin kohas on järsku siis kala reis. Ongi see, aga noh, mõtlen, et siin võib kuskil olla lähedal niimoodi, et sellist kala tuleb ketti. Seda praegu mõtlengi, et äkki see kuradi suurem on siin. Ma ei tea. See on jah see, et nii. Ikka nii. Peaks või päikseprillid välja otsima ikkagi, need, mis mul seal. No näis, mis ta nüüd sellest päikesest arvab. See ei pruugi hea mõte tema jaoks olla, aga Jälle võib. õnneks on siin nii palju sügavust.
hakkan ka neid varsti auku tagasi lükkama. Aga jah, silme suur jakk ja ikkagi on kalake koopikas suurem. Paar tundi siin veel tsiksida, siis võiks mõne ilusa ju saada. Jaa. Suured sain kitsa landiga ellama, aga ilma selle kuradi mitte selle ketiga tavalise konkuga. Jaa, mul tulid ka. Viskasin omal kinda enne vetelikku. Hetkel ei tundu üldse hea mõte olevat siukese asju teha. Vasaku käe omasid 2 tükki kaasas, parema käe omasid on 1, aga mul on äkki vist... Mul on mingi 4 paari, nii et ma saan laenata vaja. No vaatan, ole siin. Peaks taskus olema 1 veel sõrmik ka, ma kohe vaatame, kumma käe oma, no vasaku käe oma. Ai, mõlemad on õnneks. Et mul on vasaku käe kindaid on 3 tükki. Võib ka naisi, mida veel pole proovinud praegu, aga... No ma enne proovisin, aga kuidagi nagu ei toimetanud, aga mul on endal sama tunne, et äkki ma proovin, sest ma see lant nagu täna nii hästi nagu ei toimeta nagu tahaks. Et ma siin enne proovisin suuri põike ja ei saanud. Aga ma proovin, isegi suitsuahvenat tegelikult proovisin ja ka ei saanud.
nojah